Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Ma rääkisin sulle esimeses juhtimisseeria osas, et mulle meeldib film Braveheart, kus siis Mel Gibson mängib William Wallace'i peaosa. Ja nimelt filmis on väga palju selliseid juhtimisaspekte. Võib-olla inimesed ei oska neid nii hästi vaadata või kätte saada sealt filmist. Aga tegelikult näitab see, kuidas õppida ja siis teha. Ehk see, millel ma täna püüan tähelepanu pöörata, on kompetents. Ehk siis suhteliselt raske on olla hea liider, kui sul puudub kompetents ehk siis pädevus, oskus. Mel Gibson ei oleks väga hea liider olnud seal filmis, kui ta esimeses lahingus oleks juba tormanud uisapäisa nii-öelda võitlusesse ja kaotanud pea, eks ole. Ja ta ei olnud küll professionaalne sõdur ja ta ei olnud paljust asjadest nii-öelda teadlik, aga tal olid kindlad tugevad uskumused ja tal oli see nii-öelda visioon, see nägemus, mida ja kuidas võiks teha ja ta oskas seda väljendada inimestele. See väljendusoskus oli väga lihtsate sõnadega väga hästi kirja pandud. Et kui sa saad vaata see film ära, proovi jälgida just neid nii-öelda tema sõnu, tegevusi. Seal ei olnud nii, et ta nagu teadis kõike. Aga see selgus ja see nii-öelda nägemus, mida ja kuidas teha, oli väga selgesti olemas. Ehk siis väga oluline selle juures, mida paljud juhid teevad, on see, et nad teevad midagi ja siis tulevad oskused. Ehk siis kõik tuleb läbi tegevuste. Kui sa hakkad tegema, siis sa samal ajal õpid. Ja ühel hetkel peab sul olema piisav pädevus ja oskus, et juhtida, treenida ja esitleda, ehk siis saada milleski väga heaks. Ja sellepärast on isiklik areng nii oluline. Kas või see sama, et sa vaatad minu videoid ja mis kõige olulisem, kasuta neid praktikas. Ära ainult vaata, kasuta neid pidevalt praktikas. Ehk siis ehita nii-öelda üles oma pädevus, oma oskused. See, et inimestel tekiks usk sinusse. Et nad saaksid sinule järgneda. Ja et nad tunneksid ennast turvaliselt siis. Ja juhtimine on oskus, mitte anne. Ehk siis täiusta, tööta enda kallal ja koolita ennast pidevalt. Mõtle sellele ja hakka tasapisi sinna suunas liikuma. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!